Nii juba. No, põhimõtteliselt siis degusteerite sellist toodet, mis nagu sushi komplekt siin on kõik asjad nagu olemas. Malt, mida on siis vaja sushi rollimiseks, on igaks siis selles komplektis sees. Siis on siin noorilehed, mis oli ise pakendi sees. Ruumikähendel siin tuuga, ma ütlen ausalt. Siis on eelkeedetud riis. See siis ma näitan kohe, kuidas seda saate ette valmistada. Siis on söögipulgad. See nagu komplekt ongi mõeldud umbes 2-3 sööjale, et 2 sööjat, 2 paari pulki on. Ja siis on siin veel igasugused muud lisad. On marineeritud ingver, mis siis nagu süüakse sushi vahele, sushi ampsude vahele. Sojakaste, kus siis nagu sushi sisse kastatakse. Selle siis peaksite te nagu eraldi kausi sisse nagu kallama välja. Siis on... Mulustus ühte väikest annut on meelde. Mis mulle meeldib. Siis on ka wasabi pulber, mis siis tuleb ka nagu seda terve koti täis. Panete sellise väikese kausi sisse, ta läheks toomust praegu. Ja siis juurde läheb siia 4 teelusikatäit vett. Hea oleks, kui see vesi oleks soojem, siis ta ei jää nagu tükki. Ja siis pulga otsaga on nagu hea piknada ära segada. Ma ei tea, mis on siis külma aega praegu. Ma võin tuua. 4 teelusikatäit sooja vett. Ta on selline nagu pulbri kujul ja siis sellest saab nagu wasabi kokku segada. Kui tükki ta läheb sellest, et ma arvan, meie koha peal teeme ikka külma peale, siis... Lihtsalt sa pead teda nagu rohkem vaata segama, et vaata sooja veega, siis ta lahustub paremini ära. Sul on endal vähem mässamist, on. Aga üldiselt ma ei usu, et ta nüüd väga tükki läheb. Me saame kohe katsetada siin. Ja väikse kausi liiga soojastest. Ja siis põhimõtteliselt, mõtle, mina olen nagu pulkadega seganud, siis ta jääb nagu suhtuka mõtsid rääma. Sul on siin suhtudes, et keema arvestame umbes sellega. Siin on nüüd. Te võite nagu... Ma näitan umbes, kui paks ta peaks tulema, et mul nagu ei olnud väga täpne mõõt, et siis on natuke liiga paks. Ma mõõtab ka juurde. No ei jää midagi väga tükki. Sa tõid nagu soojemat või külmamat? Pigem soojemat. Väga soe ka jäänud. Umbes... Ärge nina väga lähedale pange, sest ta on nagu suhteliselt terav. Et kui inimesed seda väga palju võtta, siis ka nagu hoiatage, sest see on nagu väga terav. Et kes ei ole nagu harjunud, et te võite nagu vaadata seda, et umbes kui see nagu konsistentsiga peaks olema, et siis te nagu teate, et ta peaks välja nägema. Ja siis tuleks ette valmistada riis. Riisiga on siis niimoodi, et see on siin eelkeedetud riis, mis tähendab, et ta on nagu valmis keedetud, aga selleks, et teda saaks kasutada, siis teda tuleb nagu soojendada, sest praegu on ta selline nagu suht telliskivitükk, sest sushi riis on hästi tärkliserikas ja siis see tärklis, kui ta nagu maha jahtub, siis ta nagu kivistub nagu selliseks kõvaks tükiks kokku. Aga siis seda saategi teha, et käärid, lõikate siit ülevalt selle otsa ära. Niimoodi, et siia tekiks nagu selline ava sisse. Siis see läheb... Sul see lahti käib? Lihtsalt vist peab tõmbama. Okay. Siis see läheb siin mikrosse. Te peate siin natuke vist asjadega mängimast, nagu nüüd ei mahu ära. Ja...
alt vist keerab aega või? ta see ülev nagu, alla nagu võimsus näitab. Okei, see ei ole täptis. See seletab. Okei. siis mingi umbes 2 minutit peaks ta nagu siin sees olema. Sellest peaks siis piisama. Aga no üldiselt te poesest võite alustadagi nagu riisi tegemisest ja siis nagu võite valmistada neid wasaabit ja sojakastet ja siukseid asju. Sest see riis on nagu hea, kui ta saaks natuke jahtada, sest muidu teil on päris keeruline seda nagu peale kanda, sest see on tuline. Et siis ingverit võivad nagu inimesed võtta nagu selle hambatikuga, kuna enamusest inimesi ei oska süüa pulkadega, et üldiselt teil on nagu esitusel kaasas ka nagu kotides neid pulkasid, et siis millega inimesed saavad neid sushi palasid võtta. Et kes nagu tahab, võib võtta näpuga, kes ei oska nagu pulgaga võtta enne, või siis siin on hambatikud teil ka laua peal. Et siis on siuke... Ja siis see sushi komplekt on nagu mõeldud pigem sellistele algajatele sushi valmistajatele, kes ei ole nagu kunagi seda teinud. Et siis on see, et nad ei pea ostma kõiki neid sojakastmeid ja sushi jäädikaid ja wasaabisid mingites suurtes nagu pakendites, või nad saavad osta nagu väikese portsjonina, katsetada ära, kas neile meeldib või ei meeldi see. Et siis sellepärast on see sellisesse väiksesse komplekti kokku pandud. Ühes komplektis on 3 noori lehte. Sellest saab teha 3 rulli, igast rullist tuleb 8 tükki. Kokku siis ühes pakis 24 palakest, kui on nad valmis tehtud. Kohe siis nagu see riis on. Siis oleks hea ta siia nagu kausi sisse saada, mis on tükki. Siin ma vist ei pannud päris 2 minutit alla. Keskelt on veel natuke kõva, aga siis sa võid selle, kui ta jääb sul keskelt natuke kõva veel, et siis tee lihtsalt selle lusikaga nagu ta väiksemateks tükkideks. Ja siis võid panna ta veel, ütleme, mingiks 2 minutiks sinna. Sest ma sellegi vaatan, et siit see 2 minutit ei olnud selle mikrolainega nagu piisav. Et siis peab nagu ta veel siia natukeseks panema. Üldiselt, kui sa teed sellest keetmata riisist, see tähendab seda, et sa pead seda riisi kõigepealt pesema, leotama 10-15 minutit külmas vees, siis sa pead teda kurnama, siis ta peab niimoodi kurnatud seisma üks mingi 10 minutit ja siis sa paned talle skeemiasse,